Autol on oma koht ja kõigil muudel liikumisviisidel on oma koht. Mis on selge, on aga see, et meil on linnades, mitte ainult Tartus, igal pool, on jäänud mingitest aegadest mingid ruumiotsused alles ja me ei küsi enda käest, et kas see on ka täna aktuaalne. Tšau! See koht, kus ma hetkel seisan, ei ole koht, kus tavaliselt võiks enamus aastast seista, sest siin sõidavad autod. Praegu siin autod ei sõida, sellepärast et see on hetkel mitte Vabaduse puiestee nagu enamus aastast, vaid Autovabaduse puiestee. Ma tulin siia, et rääkida Tartu linna arhitekti Tõnis Arjusega sellest, kuidas see eksperiment siin on toimunud, miks see siia on tehtud ja mida sellest kõigest õppida on. Kui me seda projekti alustasime aastaid tagasi, aastal oli siis 2020, siis mis ta meie jaoks eelkõige oli tegelikult linnaruumi katsetus. Aga sellest kujunes tegelikult, ma ütleks lausa tänavafestival välja. Tänaseks päevaks on ta üliprofessionaalselt, väga mitmetahuliselt läbimõeldud üritus, mis algas sellel aastal linnapäevaga juuni lõpus ja lõpeb Toiduveini festivaliga augusti alguses. See kontrast on lihtsalt tänaseks juba nii suur, et kui puiestee projekt tõmbab otsad kokku, mööbel pakitakse tagasi ladudesse ja liiklus lastakse peale, siis inimesed vaatavad, et miks see peab selline igapäevaselt olema. Me tegelikult näeme ja saame aru, et siin saaks olla see linnaruum palju kvaliteetsem ja see kontrast töötab. Iseenesest, kui me mõtleme autovabaduse kui kontseptsiooni peale, et siis ega selle projekti eesmärk ei ole ka öelda loosungina, et meil polegi autosid vaja, see on selge. Meil on meie liikuvuse küsimustes on selge, et igal tööriistal on oma koht. Autol on oma koht ja kõigil muudel liikumisviisidel on oma koht. Mis on selge, on aga see, et meil on linnades, mitte ainult Tartus, igal pool, on jäänud mingitest aegadest mingid ruumiotsused alles ja me ei küsi enda käest, et kas see on ka täna aktuaalne. Ja seesama puiestee lõik, mis me siin näeme, see on tegelikult rajatud siia peale teist maailmasõda, rajatud sellises laiuses sellepärast, et siin olid ka tribüünid, kus sai tervitada ja lehvitada paraadides tankidele. Meil ei ole täna sellist funktsiooni südalinnas Emajõe ääres ilmselgelt igapäevaselt vaja. Et me peame selle ruumiga tegelema ja selliseid ruume on tegelikult tõesti linnad täis, kus me peame enda käest küsima, kas see on täna adekvaatne, kas me saame midagi muuta. Me saame tihti muuta neid ruume rohelisemaks, inimsõbralikumaks ka nii, et me ei pea selle pärast ütlema, et autod kaovad ära. Ei pea. Meil on tegelikult väga palju vakantset ruumi, mida saab lihtsalt teha kvaliteetsemaks, nii et kõik võidavad, mitte keegi ei kaota. Eks me ju ka Autovabaduse puiestee nimega, mis siin salata, provotseerisime ka. Muidugi see tuli puhtalt sõnamängust. Tänava nimi on Vabaduse puiestee ja kui siin enam autost läbi liikuda ei lase, siis selle nimi ongi Autovabaduse puiestee üks ühele. Kuigi kontseptsioonina me Tartus selgelt ei räägi autovabast linnast, me räägime mõistlikust ja tasakaalukast linnaruumist ja liikuvusest. Alati, kui räägitakse sellest, kuidas linnas tuleb ringi liikuda, siis see fookus kipub inimestel olema autodel. Autoga peab saama Eestis igale poole ja see on kuidagi siuke nagu vanamoodne mõtlemine. Kõik linnad, kes on need suuremad muutused läbi teinud, millest me räägime kui suurepärased linnad jalgrattasõiduks või kus on väga hea ühistransport nagu Kopenhaagen või Amsterdam. Kõik need linnad on need samad vaidlused läbi pidanud, et nüüd kui me võtame siit need autod ära, siis ärid sulgevad, inimesed ei saa liikuda, kõik jäävad hiljaks, kõigil on halb, aga reaalsus on selles, et kui me mõtestame linnaruumi ümber, me jätame ruumi nii autodele, kuid toome ruumi tagasi ka natuke rohkem inimestele selleks, et liikuda jalgrattaga, jalgsi, et meil oleks nagu mõnusam, müravabam, kvaliteetsem õhk, kõike seda, siis see tegelikult meeldib inimestele. Inimesi tuleb rohkem ja kõik on õnnelikumad. Kui ühiskonna tagasisidele mõelda, siis see on kindlasti aastatega muutunud. Esimene aasta oli ikkagi võrdlemisi radikaalne ja suurem osa arvamusartikleid, mida me saame lugeda, on pärit esimesest aastast, kui me seda üritust korraldasime. Huvitav on jälgida seda,
tagasivaates. Kui me võtame meediapildi välja, siis suurem osa ükseid negatiivseid ja ka eelarvamusi täis arvamusi pandi kirja või lasti eetrisse enne ürituse toimumist. Siis kui keegi ei teadnud, mis asi on Autovabaduse puiestee, siis olid kõik vastu. Kõik on muidugi palju öeldud. Ja see oli umbes üks ööpäev pärast avamist, kui kõigi arvamus muutus loomulikult positiivseks, negatiivne arvamus kadus ja nii paljud inimesed, kes enne häälekalt vastu olid, ütlesid, et ma eksisin. Me loomulikult ka mõõtsime esimesel aastal tulemusi liikluses ja muudes nüanssides. Ja liikluses me nägime, et kõige keerulisem hetk mõnele inimesele tipptunnis võis olla, et ta pidi ümbersõidu tõttu 51 sekundit kauem liikluses olema. Aga ilmselgelt, kui mõelda nendele tuhandetele inimestele, kes on siin rõõmsaks saanud, siis see 51 sekundit on okei. On okei lõim, mida maksta. Et tulevikuplaanidest rääkides, siis ma usun, et Autovabaduse puiestee projekt on juba oma eesmärgi suuresti ära teeninud. Mida me tahtsime teha, on see, et enne kui me siia investeerime, me katsetame erinevaid lahendusi. Ja täna meil läheb lahti südalinna kultuurikeskuse projekteerimine, mille käigus projekteeritakse kogu see tänavaruum ka ümber. Nii et tegelikult nüüd me oleme tõesti investeeringuteks valmis, me teame, mis kvaliteeti siit oodata, me teame, et siin on võimalik liiklusmaad kitsamaks tõmmata, liiklust rahustada ja see sobib liikuvusskeemi, et me saame sellega edasi minna, me ei pea enam ajutiste lahendustega mängima. Aga selge on see, et senikaua, kuni seda investeeringut ei ole, ma usun, et tartlased ootavad, et see iga suvi see sündmus siin siiski toimub. Sellest on saanud armastatud kohtumispaik ja sündmusruum, et sellega me kindlasti jätkame, kui ei tule mingid muud ja paremad plaanid. Sellised eksperimendid, nagu see Autovabaduse puiestee siin, ongi selles mõttes geniaalsed, et ta on suvel, ta on piiratud aeg, inimesi ei olegi võib-olla linnas nii palju ja see muudatus ei ole nii järsk või nii selline hullu mõjuga kohe. Aga inimesed näevad seda, et see toimub, et siin ongi mõnusam olla, et siin saavad lapsed mängida, inimesed liikuda ja linnaruum ongi mõnusam. Ja Tartu puhul on see olnud üliedukas. Nii et ma loodan, et selliseid katseid tuleb rohkem, tuleb veel ja me ei karda enam nii väga seda, et äkki me muudame natukene seda, kuidas meie linnad toimivad. Äkki me isegi näeme, et linnad võivad olla meile kõigile mõnusamad ringiliikumiseks, olemiseks ja nautimiseks.